Tervist, mina Illar Kohvinovat ja täna on 26. juuli ning teeksin jälle mõningates asjades sellist juttu ja kokkuvõtet. No näiteks, eile 25. juulil oli mul suur rõõm kohtuda Pärnus pagaritöökohas Leivakas Eesti tuntud näitleja Jan Uuspõlluga, keda mina nagu hakkasin, keda ma teadma hakkasin alates sellest ajast, kui ta hakkas Vigla Show's ja siis hilisemas Reemias nagu mind ehk Illar Kohvi parodeerima. Et enne seda ma nagu ei teadnud midagi. Noh, ja siis järgesid need, et ta käis mul külas kunagi ilmunud ajakirja Nädal ajakirjanikuga Tea Martin Jaanisega ja Sven Tupits oli siis kaasas. Tegid ta ajakirja Nädalavasse vahva loo, siis käis ta mul 2003. aastal Koka saatega külas, kus Anne Vesker ja Maitsepolitsei ja siin õues siis laulsime duetti ühesõnaga Anne Veskega Jätke võtmed väljapoole ja siis Anne Veski siis nagu oli siin antenni taga peidus, siis vaatas niimoodi, et kui tuli ja siis ühesõnaga, et saime siin keskel nagu kokku ühesõnaga. Nii, see oli siis selline vahva kohtumine, siis ma tegin temaga videointervjuu seal Leivakas ühesõnaga ja tänud siis Leivakas tööta Anne Moonasele, kes aitas seda filmida. Nii, ja siis järgmine teema on see, et Tori töökoja juures olid kaks prügi konteinerit. Et ühes oli see, kus sai segaandmed panna, teises oli see, kus oli paberikast ühesõnaga. Aga nüüd selgus see, et mõlemad konteinerid on ära viidud ühesõnaga, et oli küll kuulda seda, et rahvas teeb nagu sigadust, et toob sinna prügikastide juurde sellist nii-öelda ohtlikke jäätmed, ühesõnaga, mida ei tohiks üldse tuua ja paneb prügikaste sinna, mida ei tohiks panna, ühesõnaga. Aga et see, et me nüüd võtame prügikastid sealt ära, ühesõnaga, see ei ole ka probleemi lahendus, et siis oleks tundnud, et tuleb seda asja ka teistmoodi nagu teha, ühesõnaga, et prügiga konteinerid peavad olema ikka seal, kus koha peal nende koht nagu on, et kuhu siis rahvas see prügi nüüd paneb, ühesõnaga, et viib kuskil metsa all või ma ei tea, kus koht, et see asi tuleb ikka Tori vallavalitsus ära lahendada. Nii, järgmine teema on siis see, et kuna on niivõrd selline põuane suvi olnud, siin üleeile või tuligi korraliku vihmapäeval, siis ma näiteks oma neid põõsas roose või need on näiteks siis kui kollased hästi siit niimoodi, et õisi ei ole, et kippus kuivama sõnaga ja siis samamoodi on kartulipõld, et kartulipõld on kõik selline pruun. Et kahjuks ma arvan, et sellest ei tule mingit kartulisaaki, sellepärast et see kuiv on niivõrd halvasti mõjunud, et need kartulid lihtsalt hakkavad ära hääbuma, nii et nad ei ole jõudnud õitsema veel hakata, kuigi maikuu keskpaiku said nad mulda või maha pakku pandud. Aga et oleks tahtnud ikka seda vihmapett saada kasmist ühesõnaga, et kartulisaak see aasta ei tule kõne allagi vist. Ja aga see teiselt poolt on jälle õnneks see, et see aasta need kartulimartikad ja need tõuke nagu ei ole või põllu peal käid, siis mõne pesa pealt sa nagu ikka mõned leiad, aga see on vähesed, arvestades sellega, mis siiamaani on erinevad aastatel olnud, et sa korjad neid lausa kilode kaupa sõnaga, aga tuleb välja, et igal aastal on niisugune erinev jama nendega, et kord on kartulilehemädanik, siis on põud ja siis on need martikad ja sõnaga, et need rikuvad selle värki ära, et iga aasta midagi küll saanud, et mõni aasta on saanud kartulid nagu väga palju, aga mõnikord on niivõrd vähe neid saanud, et kuidas kunagi, et aastad pole vennad, nagu öeldakse. Nii, ja neid teemasid, mis ma nüüd rääkisin, sellest kõigest ma saatsin ka nii-öelda saatsin lood Õhtulehele sõnaga. Aga nüüd tuleb välja, et selle selgeltnägijal Toomas Arijal ikka sulle õigus, et Toomas Arija, ta käest küsisin, et kas Õhtulehes Illar Kohvi kirju neid avaldatud on, just et Õhtulehes tema neid ei näe, et neid oleks avaldatud. Ja nüüd tuleb välja, et ma saatsin eile ja saatsin täna erinevaid neid teemasid ja värke Õhtulehele, isegi üks kuuma foto või selline rubriik on seal, ma saatsin ka ühe
tegin siin õues sellise foto, kus ma nii-öelda rüüpan sügav, noh, tähendab külmkapist võetud gaseeritud vett, ühesõnaga, et noh, see aitab kuuma vastu väga hästi, et rüüpad vett ja siis teine asi, mis on, ma tean, kuumaga pannakse, näiteks võetakse kas või kaevust külma vett ja pannakse jalad külma vette, et see aitab ka, et siis on hea nagu olla, ühesõnaga, et kellel ütleme tervislikud probleemid juhtuvad olema. Aga tuleb välja, et jah, Õhtulehel on niisugune oma poliitikat, Illar Kohvi kirju ta ei taha avaldada, et igasugust muud nii-öelda mula ja värkid avaldab, nagu näha on, et ongi, tuleb välja, et Toomas Ariel on täielik õigus, et Õhtuleht Illar Kohvi kirju ei avalda. No samas tekib küsimus, mida siis Õhtuleht siis on, et kui nad avaldavad selle järgi neid asju, mis neile meeldib, ühesõnaga, et see ei ole siis leht. Et leht peaks ikka oma seda noh, teemade valikut ja ikkagi muutma sõnaga, et ikka see, mis ikka avaldamisväärt, no seda tuleks ikka lehte panna, et muidu ei ole mõtet see Õhtulehte kätte võttagi, eks ole. Ja noh, samamoodi on ka nüüd Pärnu Postimees ja juba muud väljaandedki, mida ma üldse ei sirvi ja sõnaga, et noh, poelettide peal on suured kogused või noh, sortiment erinevaid väljaandeid, noh, see on niisugune praht, et mille üldse ei vaatagi ega niimoodi, et mis sellest prahist muidu vaatad, et seal ei ole midagi vaadata. Et sellised sõnumid ja uudised seekord, mina olen Illar Kohv Pinnavalt